We will have this panel in 2 different languages, so feel free to use both of them. Me alustame sellega, et see sama sõnapilv, mida me siin utsitasime, et hakkate teeksite neid rohelisi ja punaseid postiteid täidaksite, et siin on siis see tulemus. Vasakul pool on siis see positiivsem Eesti rannakalandus 2030 ja paremal on siis negatiivsed märksõnad. Vasakul pool suuri sõnu näete kaugelt, et jätkusuutlikkus kõige suurem, koostöö pea sama suur, ehk siis mida rohkem sõna kordus, seda suurem on sõna pildi peal. Siis järgmine ešelon on kalarikkus, innovatsioon, toimiv ja siis on palju ühekordseid sõnu, et on rahamasin, lisandväärtus loomine, koondumine, äge, kalurite rikas, multifunktsionaalne, täissöönud, selged sihid, elujõuline, siis on, toimiv on, enne me ei mainimata, teadmised, teadmuspõhine, hooliv, auväärsus, tootearendus, rahulolev, suhtlus, püügisurve vähendamine, vigade parandamine. Ehk siis, et mida iganes otsust me tulevikus teeme, tasub vaadata selle pildi peale, et ta viiks sinna suunas, kus see nagu unistus on ja siis kuhu me ei taha minna. Suuri näete ka, et on hääbunud, halb kalavaru, hülgeparadiis, paigalseisev, ülereguleeritud, kalavarude vähesus, bürokratiivne, välja surnud tagurlik riik või tagurlik. Ja see väiksemad, mida te võib-olla ei näe, on siis kahjumlik, vaesus, omakasu püüdev, isolatsioon, alatasustus, fragmenteeritus. Siin allpool on veel, et püügiõiguste kontsentreeritus. Et kui mitu sõnas me panime sidekriipsud vahele, siis sõnapilv teeb sellise pika liit sõna. Aga Toomas saab hiljem teile ka need pildid laiali saata, et te võite need oma kuhugile arvuti kõrvale püsti panna, et kui te mis iganes otsust teete, siis vaatate, et läheks nagu sinna lääne poole ja ei läheks ida poole või kagu poole. Et mitte olla täitsa siin tumma hambana, siis ma ütlen, et lisaks nendele piltidele saadetakse laiali muidugi ka kõik ettekanded ja aadress, kus te saate siis neid videos järgi vaadata. Ja nüüd, ühesõnaga, kui see on vaadatud, siis me jätame selle taustaks, et saate mõelda vaadata, aga meil on siis pool tundi arutelu, reflektsiooni tegelikult sellele tänasele päevale, et mis me siit nagu siis kaasa võtame või mis küsimus siis kogu see päev meile on tekitanud. Ma valin võib-olla ühe valiku endale küll kuskilt hakkama otsast pihta, et esimene teema oli, et kuidas laiendada seda inimeste ringi siis selles rannakalanduses. Et rannakalurid vananevad, number väheneb, see on, ma saan aru, nii meil kui mujal, eks, et kuidas seda numbrit siis suurendada ja teistpidi, et kuidas seda võib-olla ka nooremaks viia. Et võib-olla ma sissejuhatuseks võin öelda seda, ma lugesin kuskilt mingit uuringut, et mida tänapäeva noored ei taha teha, et nad ei taha, jutt on siis YZ põlvkond, ütleme see, mis on kuskil 83 edasi sündinud. Nad ei taha tegeleda mõttetu asjaga, nad tahavad olla oma aja ja koha peremehed ja nad tahavad avastada iga päev midagi uut. Kalandus sobib hästi. Just, väga hea. Ja nad ei taha töötada 8-5. Kalanduses saavad 4 kuud aastaseks. Et aga hakkaks äkki sealt otsast pihta, et kuidas seda inimpotentsiaali laiendada selles valdkonnas? No, ma pidasin pika ja sütitava kõne maha selle kohta, et kus me peaksime siis nagu ikkagi vaatama neid asju tervikus. Töötlemine, mitmekesistamine, püügisesoonsuse vähendamine, kõik sellised asjad. Et see on see võti. Ega muud asja nagu mina ei oska pakkudagi. Aga kes on need inimesed? Kust nad tulevad füüsiliselt? Mina arvan, et kalurkond tuleb ikka rohkem nagu perekonna seest. Kolleegid võib-olla parandavad mind. Arne noogutab, vana kalur. Et tihti peale, need ei pruugi olla isad ja pojad, vaid need on onud, kõik, kust see siis nagu tekib. Sest päris niimoodi, et nüüd kalur tuleb, kargab põõsast välja, ütleb, et ma hakkan kaluriks, seda ikka ei juhtu. Kui siis väga harva. No püügiõiguski juba üksinda paneb piirid siin. Et kindlasti ma jagan seda arvamust, et ilmselt see kalandus on selline valdkond või eelkõige ka rannakalandus, kus isegi käib asi põlvkondade kaupa ja tõepoolest ega sissetulek on oluline ju argument, et noor tahaks jääda, kindlasti ka see elukoht on tähtis ja et see asi sulle meeldib. Aga mina ei tea, kas me peaksime nagu ilmtingimata seadma seda eesmärki, et meil peaks jääma selline number kalureid, kes täna on, et kui vananevad osa läheb välja, oluline on see, et
meil jäävad need tegijad, kes kala püüavad, kes kala toovad turule ja ma arvan, et ei peaks väga ponnistama selle nimel, et kui see arv ka mõningal määral alla läheb, ongi võib-olla see supp teistele, kes püüdma jäävad, paksem. Kipun nõus olema sellega. Ja ilmselt ma arvan, et me kõik ju Ainiga tema öeldus nagu nõustume ja võib-olla Helle oskab isegi nagu siin lisada, et Taani näide ju ongi see, et kalurite arv on drastiliselt vähenenud, aga ongi jäänud need, kes on siis nii-öelda teenistuse kalanduses saanud ja ma arvan, et eks ta ongi meie suund, et võib-olla see 2000 jääb loaomanik, aga teised on siis nii-öelda kutselised hobikalurid või ma ei tea, me peame neile mingi nime välja mõtlema, et ega sellest vist ju, kuidas öelda, väga suurt muret ei olegi ühiskonnale. Eks see lõpuks on ju see varu jagamise küsimus, ega meil lisaks nendele hobikutselistele ja kutselistele on veel harrastajad, kes ka seda varu ekspluateerivad ja kõigil ongi ju õigus seda ühist kalavaru kasutada. Nii et ma arvan, kõigil peavad olema omad võimalused ja see on see arutelu koht, et kas me tahame näha, et meil on kutseline kalur, ongi see, kes ikkagi olulise osa või mingi märkimisväärse osa sissetulekus saab ikkagi kalapüügist ja kalandusega seonduvat tegevustest või me ütleme, et ka see on täitsa okei, et kuna juba ajalooline püügiõigus on omandatud, et siis on aus, et keegi seda jõuga talt ära ei võta. Natukene mõtlen siinkohal teisiti. Et me päriselt nüüd, kui ei peaks laskma nagu loodusel ja majandusel oma tööd teha. Sest rannakalandus on, ta on rannarahva mõtetes. Ta lihtsalt on seal kinni ja ka kui me nüüd laseme ainult ütleme, et sellel majandusel ja loodusel seda tööd teha, siis see kriitiline hulk neid rannakalureid võib muutuda nii väikseks, et me kaotame nagu selle asja olemuse ära. Ja see oleks kurb. See oleks tegelikult üks tükk, mis kultuuris kaduma läheb. Ja ma päriselt ei nõustusega, et nüüd peaksime lausa majandusel laskma tööd teha. Et siin peaks ikkagi natukene sekkuma, et me säilitaksime selle kultuurikillu. Üks asi võib-olla, mis seda trendi toetab või rannakalandust ka on see, et tegelikult meil on üha enam ju sellised projektipõhise töö inimesi. 1/3 inimestest töötab maailmas projektipõhiselt. Ja see arv pigem kasvab. Ehk siis inimesed, kes teevadki mitut erinevat asja, mõni neist on tulusam, mõni vähem tulus. Ehk siis selline nende hobikutseliste kalurite arvudel pigem suureneb ja võib-olla nende roll ja võib-olla mõni saab neist päris selliseks tööstuslikumaks tegelaseks ka selles valdkonnas. Et ma arvan, see on igal juhul ilmselt juba selle tõttu läheb see inimeste peal kas vähe paindlikumaks, kui et nad lihtsalt on võimeliselt ringi liikumad, nad ei ole ühe või teise koha peal tööl. Kalur ei ole projektipõhine, see on haigus. Nad on teistmoodi mõtlemisega inimesed. See on ilmselt ka mingite teiste hobidega samamoodi, aga inimesed suudavad mingit teist ametit. See ei ole hobi ka, see ei ole hobi, see ei ole ravitav haigus, see on täiesti ravimatu haigus. Nad kevadeti kipuvad veidralt käituma ja ei taha enam kuskil koosolekule tulla ja ütlevad ära helista mulle ja see on teistmoodi natukene, see on kauge inimese pilk, kus mina olen lähedal ja ma näen, kuidas nad käituvad. Anname Saariga mikrofon, jah. Jaak Leiman on muuseas samasugune mees. Ütles, et mul on võrgud meres, et mis sa mulle linna kutsusid. Jah. Lihtsalt täiendan, et kus see potentsiaal on, et iga aasta ma külastan avatud talude päevadel vähemalt 4-5 talu. Nendest 4-5 talust, kui kokku liita nüüd 3 aasta jooksul 15-16 talu, vähemalt pooltes nendest on mõlemad linnainimesed kolinud siis maale. Mida ma öelda tahan on see, et ma näen potentsiaali selles, et nemad on just need inimesed, kes suudavad oma aastat jagada projektipõhiseks. Need on need inimesed, kes võtavad vastu uusi väljakutseid, nende keskmine vanus on 30+ vaevu. Nad ei ole küll Z, Y või Epsilon, aga igal juhul seal on see potentsiaal ja kui ma räägin sellise mehega, mida ka siin mainiti Taaviga, kes on suurim ahvenapüüdja, siis ta ütleb mulle, helistab mulle näiteks kell 5 hommikul, ütleb, kas sa tuled siis või ei tule. Ja mina näen potentsiaali sellest, ta helistabki siis sellele kohalikule linnast maale kolinud noorperemehele, nii palju kui mina nendega olen rääkinud, kuna nad on ise tehtud puskarit mulle üritanud müüa, siis nad on küll nõus minema. Et selles mõttes mina näen selget potentsiaali ja riik ju praegu toetab seda igatepidi. Nii noored alunikud, nii noored pered maale ja nii edasi. Siin see sünergia on täitsa võimalik, tuleb lihtsalt rohkem koostööd teha erinevate valitsusasutuste, ministeeriumide ja kohalike omavalitsuste vahel võib-olla ja jõuda selle rohujuure tasandi inimeseni. Nii et see on üks moment kindlasti, mida tuleks kiiremas korras ära kasutada.
aitäh, annan Hellele ka kommenteerida. Geez, yes. I'm not quite sure where to start because following a discussion in a different language is a bit difficult. So I'm always 5 seconds behind, but thank you to the translators for doing a great job. So I think one thing you discussed or talked about was how to, so the original question you posed was how to sort of expand the amount of people, the number of people in the sector, right? I'm not sure I agree with the points you guys made. I think I have something interesting here written on my notebook that being a real fisherman is a disease. I'm interested to hear you elaborate on that afterwards. But I think I got the main points of it. Anyway, I think at least in the Danish case, getting more people or young people especially to enter into fisheries, there's some of the main problems is or challenges. There's the profitability of fisheries and the price of entry. So in order to start being a fisherman in the Danish context, you have a large investment upfront, and then you don't necessarily have a return of investment because you don't know for sure how much catch you'll get. And also, so that is a high price of entry. You have to buy the quota, you have to buy the vessel. And also it's difficult to have an exit strategy. So I think that's one thing we could look into from a more nationwide perspective or possibly an EU perspective is to see, okay, if we want to attract more people to this line of work, how can we help them go into it without risking like their livelihoods, their lives? If you're putting all your money, all your eggs literally in one basket, you need to be sure that you can get out of it again. So you're not in debt for the rest of your life if you fail at fishing in the first couple of years. So that would be one of my main points, I think. Yes, I'll put my headphones back on so I can hear what you say. Kui palju on Taanis raha vaja, et kalandus alustada? How big is the entry cost? He's asking. Sorry, what? He's asking how big is entry cost in Denmark? Huge. How huge? Sure. How huge? I don't know exactly. It depends on the boat. 50,000 euros, 60,000. I can give you a number, but it won't be true. So Okay. I can't tell you. Sorry. Palju meil läheb? 100 tonni läheb ära või? Meil publikust küsimus. Jätkame publikuga, meil aeg on. Mul lihtsalt üks kommentaar, et selle väikse mastaabilise või selle rannakalanduse, ütleme selle haldamise või selle teebki keeruliseks see, et tegelikult meil on küll see ajalooline püügiõigus, mida võib müüa, aga põhimõtteliselt see hakkamaks kaluriks hakkamine või kalapüügiga tegelema hakkamine, tegelikult see ei nõua suurt investeeringut. Selles mõttes, et sa no ütleme, kui sa ei pea seda püügiõigust ostma. Jah, kui sa rentima pead, eks? Jah. No jah, pole sa mitte mingi kutseline kalur. Jah, et tegelikult see on ka erinevatest uuringutest välja tulnud, et tegelikult see teeb selle rannakalanduse asja nagu keeruliseks, et kui sa võid lähed, ostad 150 euro eest võrgu, viid selle vette ja esimese saagi eest ostad endale juba kummipüksid, siis järgmine kord viid kummipükstega juba 2 võrku vette. Et tegelikult see ei ole nagu, ei nõua suurt investeeringut. Ja selles mõttes, et kui see kalavaru on nagu heas seisundis, siis see võimaldab sul tegelikult üsna kergesti hakata raha teenima. Ja praegu meil on see teema, et meil see, ütleme, nende püüniste piirarvud on kaunis suured, et kui see kalavaru on nagu halvas seisus, et ei panda neid võrke kõiki vette, aga nii kui see kalavaru paraneb ja seda püüda tasub, viiakse need võrgud kõik vette ja püütakse see varu jälle nagu üle. Ja see, nagu Ain õieti ütles, et tegelikult on see varude, see ressursi jaotamise küsimus, kuidas me selle ressursi siis jaotame, et milliste inimeste vahel. Ja kuidas on õiglane, eks? Ja, et see on tegelikult poliitiline otsus, et ega siin muud ei ole, et kuidas seda jaotada. Sa, Ain, ei peagi praegult, ma vaatan Esta juba selle jutu peale. Suhteliselt närviliselt tõstis käe, nii et nüüd läheme ilusasti päeva lõpuni välja.
ei, ma ei tahtnud üldse mitte närviliselt, aga me rääkisime tegelikult, sa alustasid natuke valest otsast, sellepärast et rannapüük on ju tegelikult 20 meremiili ulatuses. Et kui me räägime täna seda, et kes see tõesti soetab selle või samasugusjoonest on ju, et kui me täna räägime sellest, et me ostame mingi rüsa 150, tõepoolest sa lähed pükstega vette, seda me loomulikult ei tolereeri, eks ju. Aga kui me ikkagi võtame selle rannapüügi kutselise kaluri, kes soetab endale mõrrat, ta peab endale soetama ka paadi, mis on investeering vähemalt 40 000 eurot, eks ju. Pluss sul peaksid olema mingisugused mõrrad veel, et ma kujutan ette, meil on Raio Piiraja, kes tuli kaluriks ja ta ütles seda, et kui ta ei oleks kunagi mänginud kutselist jalgpallurit olnud, siis ta ei oleks täna kalanduses, sest investeering, kui sa alustad kalandustegevusega, on mega suur. Kui me räägime täna kutselisest kalandusest. Pigem jah, et selles suhtes mina küll nõustun, et täiesti uuel sisenejal, kui see ei tule nüüd üle isalt pojale, siis need investeeringud ikkagi on suhteliselt suured, alustades püügiõiguse hankimisest, kõik püügivahendid, paadid ja nii edasi, et noh, ma saan aru, et see lihtsam sisenemine ongi läbi siis nende põlvkondade vahetuse. Et me võime alati öelda ju, et tõesti, et mul on üks rüsa, lähen kummipükstega seal, saan mingisuguse kala, müün maha, ostan endale teise rüsa, aga siis meil ongi 1400 kalapüügilo omanikku, kellest 10% on tõsiselt võetavad kalurid. No me seda tegelikult ju ei taha. No praegu ta nii on jah. Selle jutu peale ma mõistan, et ma olen ka tegelikult kalamees, et ma olen kummipükstega nii Läänemaal kui Hiiumaal kala käinud spinningut loopimas ja ma olen võrku ka pannud kummipaadiga. Ma olen täitsa kalamees. Ei ole. Ei ole. Ja see oli kalakasvatus, kus me võrguga püüdsime. Aga see oli 30 aastat, see oli teine valitsus sellel ajal. Aga ma mõtlesin seda, et ma annan selle mikrofoni kohe edasi, aga äkki viime selle teema edasi. Me näeme, et seal on suur võimalus või ootus on koostööle. Ja üks koostöö, mis me tänastest ettekannetest kuulsime, oli ka siis kalandussektorist välja poole. Et Taani tõi neid näiteid, aga siin on ka teised toonud, et võib-olla võtaks selle koostöö teema ette, et kust me näeme, et seda oleks võimalik võib-olla lähitulevikus kasvatada ja milline see koostöö on siis 10 aasta pärast, mille üle me siis tõsiselt õnnelikud oleme. Soovib keegi algust teha? Ma tegelikult ju rääkisin koostööst, et seda koostööd veel kalurite vahel annab ka rannakalanduses arendada edasi, et iseenesest need tegevusgrupid, mis meil täna on tekkinud, loomulikult on hea alge, aga et ikkagi ka see kalurid ühiselt võib-olla prooviksid selle saagile väärtust anda rohkem nii-öelda turule pakkuda ja ka müüki koos organiseerida. See on võib-olla koostöövõimalus veel ka sektori sees, aga kindlasti võimalused teiste sektoritega sünergiat siis leida, kas või merelised tegevused. Me siiski loodame võib-olla ka merevesivluse arengule ja ka siin võib-olla on koostöökohti, kui me peame kompenseerima mingil määral siis seda reostuskoormust, mis juurde tuleb sellest. Jah, ja kõik need saadikud, kes sadamates käivad, oma vanem tütar on surfar. Ma näen, kus väiksed surfarid käivad ühes ja teises sadamas, kus neil parasjagu see võistlus on. Tegelikult nad käivad koha peal, nad näevad, mis toimub. Või minusugune, kes ma sõidan jalgrattaga ümber mingi järve, ma tegelikult sõidan kõik need enam-vähem külad läbi ümber selle Vätteni järve. Et just, et kuidagi sellest mõtelda nagu laiemaks seda teemat. Roll, ma saan aru, siin rahastuse roll on niikuinii räägitakse, et ju investeeritakse asjadesse, mis puudutavad või annavad panust ka teistesse sektoritesse. Aga võib-olla Taanist paar soovitust Eestile, kuidas seda valdkondade ülest koostööd edendada? Ma nüüd kuulan. Pane kirja. Thank you. Sorry? I can say it in English. No, I think I got it. I'm not sure I have a good answer for you, though. But no, so good opportunities for cooperation. Yeah. Well, there are 7 different ways to go. I think one that I already mentioned in my presentation that would be an obvious route to go is to work closer together with local producers of other types of food. So maybe connecting closer to farmers, to the people who already have success on sort of the gastronomy scene. I think there's a huge potential, and this will not
increase the amount of fishers, but it could increase the amount of revenue you make on each fish. So I think that's a really big potential, because I think there are only a certain amount of fish in the sea. I mean, I know there's a saying that there are plenty of fish in the sea, but maybe they're not. There's a limited amount. There's only so much we could take out of the sea. But what we do take out, we can change the price of that by cooperating with people. I think there's also, tourism is also a very interesting perspective. And I think, at least from the Danish perspective, we need to be better at cooperating among fishermen. I mean, among fishers, indeed. They have a lot of rivalry, I guess, and a lot of old proud traditions on different harbors. And I think we have to face reality now that we are not that many left. So we need to pool our forces and work together instead of fighting internally. Does that answer your question, or did I answer something completely different? Okay, good. Thanks. Ühistuline tegevus, millest ma kogu aeg olen rääkinud. Siis ma arvan, et see on pöördumatu tulevik. Kas need ühistud on sellised külaseltsid või nad on ikka kalanduse ümber olevad ühistud? Me räägime ikka tulundusühistutest, mitte tulundusühingutest. Ikkagi need, mis on ikkagi ärilisel põhimõttel üles ehitatud. Et mina räägin nagu sellest. Kitsad või laiad, et on siis kalanduse ümber üles ehitatud või on laiem, kohalik toidutööstus või? Ma ei oska seda öelda. Me võiksime kõigepealt keskenduda ehk võib-olla selle kalanduse poole peale ja kui sinna tuleb midagi pärast külge, no siis selle üle saab ainult hea meel olla. Aga ma näen jah ainult seda võimalust, ma ei oska midagi muud arvata. Jaa, kohe ma toon mikrofoni. Mu väike mõte üles visata, et kas ei oleks meil mõistlik hakata täna rääkima näiteks kalanduse klastrist? Võimalik. Noogutati, vaikiv nõusolek. Siin härra soovis enam küsida veel, on aktuaalne teema veel? Enam ei ole? Kommentaar? Okei, ootame sellega veel lõpuni. Pärast ütled ukse taga. 10 minutit aega veel, et võib-olla räägiks natuke tootearendusest ka, et siin üks ettekanne tõi väga palju erinevaid näiteid, kuidas tegelikult on ägedaid asju tehtud kaladest või kalanduse põhjalt. Et kuivõrd te näete väljavaateid selles valdkonnas? Tootearendusega samamoodi ka bränding ja oma tootega turule minek ja seda poolt. Taanis on palju kogemusi, aga võib-olla Taani kogemusi natuke kuulaks veel, et kuidas seda tagant lükata, aga teistpidi siis ka Eesti meeste optimismi, et kas siis nagu mäng väärib küünlaid ja on, kuidas seda võib-olla ka poliitika poolt elavdada. Tahab keegi startida? Jah, alusta. Ei no kahtlemata selles mõttes, et seda jätkusuutlikkuse poole liikumisel, see oli ju ka, käis korduvalt siin täna läbi, et me peame hakkama kuidagi rohkem seda varu, seda väikest kalavaru, mida meil rannas on, väärindama, et ka kalur ise saab täna seda ju rohkem teha, kui võib-olla müüb lihtsalt selle ümarkala kokkuostjale maha, aga kindlasti on vaja siin ju vaadata ka innovatsiooni poole, et ka seda me tegelikult Merenduskalandusfondist ju toetame ja meil on nüüd see teine taotlusvoor toimunud, kus me näeme, et on tulnud väga palju erinevaid taotlusi ka väärindamise peale, eks siis nüüd näeme, mis sealt head võiks tulla. Nii et kindlasti on see koht, kus me toetustega ka aitame kaasa, pluss üks uus innovatsioonitoetus on ka plaanis sügisel avada, see on nüüd innovatsiooni osak ettevõtetele, kui sellest eelnevast innovatsioonist, kus on teadusasutus taotleja, kaasab 3 ettevõtet, tuleb teine voor, millest ma rääkisin, siis ettevõtte põhine, et iga ettevõte saab ka enda jaoks huvitavat asja koos teadlastega uurida, ka selline taotlusvooru sügisel avamas, aga seal on siis tõesti ka 50% panna oma osalust, sest seal tulemusi avalikuks ei tehta. Aitäh, ma küsin Helle käest võib-olla siis täpsemalt, et Kalamees ei ole ilmtingimata ärimees ja ta pole ka disainer. Et kuidas Taanis ja kas teil on meetmeid, kuidas neid erineva isikuomaduste oskustega inimesi kokku viia või kuidas tuua seda välist kompetentsi sinna kalandusmaastikule, et kas või seda, et neid tooteid paketeerida, brändida, arendada,
Taani on tuntud disainimaa, me teame, rakendab disaini kõikvõimalikes valdkondades. Tallinna kaubamajas läheme ostame ehteid, on tegelikult Taani brändid, eks. Wow. Even Danish flag is from Estonia, from Tallinn, you know. It's truth, in fact. Do you have any comments? Yes, I have comments. Famous Danish design. I mean, maybe cheating you there. But anyway, one thing is that you said maybe we need a fishery cluster. I totally agree. I think that would be a very interesting line of thought to pursue. And I don't know if any of you know of the Icelandic fisheries cluster. Very impressive stuff they've done, especially on the innovative stuff as well. Matching universities and different types of producers with fishermen and fishery producing plants. They have some really cool stuff there. So that's something to check out. Getting that you said the fishermen are not designers. I totally agree. I think this is one of the challenges that can be turned around to something positive. I think fishermen are, once you gain their trust, you have a friend for life. At least I know I do. So what we need to do is respect what the individual fisher is really, really good at, respect and recognize that, and then help them, put them in touch with someone else who has the knowledge or the abilities that they lack. So that is, in large part, that's how I view my job. It's actually what I do. I get the fishermen to trust that I can help them see different opportunities, and I can help someone else do the work for them. Because I don't think we should necessarily turn a traditional fisherman into a good businessman. We should just help set him up with someone that could make his business function well. And that's not the same thing. We shouldn't necessarily try to change them. We should try to support them and make them do what they're good at, and then have someone else do what they're good at. Yeah. Ma võin ka korras arvata, et tootearendus, tegelikult ega need rannakalurid tegelevad tootearendusega. Et nad teevad igasuguseid imelisi asju oma saakidest. Aga nende probleem on see, et nad teevad selle asja valmis. Aga nende kogused ei ole nii suured, et nad pääseksid sellele laiale turule. Ja see tegelikult tekitabki nagu siukese kinnise ringi. Ühelt poolt mul on toode olemas, justkui ta nagu müüb, aga mul ei ole ligipääsu siukesele laiale turule. Ega meie siin suurt midagi teha ei saa muidugi. Et ikka Selveril ju ette ei kirjuta, mida tema müüma hakkab, eks ole, et sa siis rannakalur või kes iganes. Et ka siin tegelikult ma näen nagu seda võimalust just selles ühistegevuses. Et kui need kalandusettevõtjad, olgu nad siis väiketootjad, paneksid nüüd siis seljad kokku, teeksid endale, ma ei tea, kas või Tallinnasse näiteks kalakaupluse ja müüksid oma tooteid siis seal, aga neid oleks seal palju. Selleks on vaja jälle tõsist eestvedajad, kes selle asjaga tegeleks. Toetusmeetmed iseenesest on ju kõik olemas selle jaoks. Aga ta on siukene kinnine ring, et ühelt poolt disain, tootearendus, kõik on olemas, aga turul ei suudeta seda eriti hästi tuua. Ma nüüd ei ole kursis, ma võin avatud uksest sisse minna, aga me nägime siin ühte projekti, mis oli Fisk Online, et umbes ma saan veebist kala osta. Et kas ma siis Võrtsjärve Koha ja ma ei tea, Saare ja Hiiumaa lesta saan kuidagi neti kaudu osta täna? Vist mitte. E-kirja saadad, siis saad. Kuhu me näeme, et tegelikult, aga võib-olla perepoeg on itimees, eks teeb selle väikse netipoe, paneb püsti. No näiteks ma võin öelda, et üks meie ettevõtjatest näiteks, kes tema küll teeb tavalist suitsuahvenat, aga tema müügikanal on väga lihtne. Ta teeb seda suitsuahvenat 20 kilo valmis, siis tal on mobiiltelefonis on tal list, saadab sõnumi. Suitsuahven ja küsimärk taga. Ja see 20 kilo on tal maha müüdud umbes kuskil 15 minutiga. Siis pakendab selle ära ja viib klientidele koju. Sest tal on juba võrgustik, kes tema käest ostab. Aga see on hästi... Kuidas? Mida? No ega ta nüüd kõigile ei ütle ka palju ta teenib, eks tead, et ju see raha kuidagi oma vahel ära jaotatakse, eks tead. Mina ütlen, et kalur on tegelikult ärimees. Ja äri ei ole heategevus. Absoluutselt. Täpselt samamoodi need fondid, mis on mõeldud piirkondade arenduseks. Need ei ole sotsiaalmajanduslik abi kalamehele. Ja siin on niimoodi, et öeldakse, et meil ei ole uusi tulijaid sektoris.
tegelikult need uued tulijad, nagu sa ütlesid, Margus, tulevad perekeskselt. Kui me võtame meil Eestis need rannakülad, nad on hästi vanad, neil on oma traditsioonid ja kõik on tulnud põlvest põlve. Ja mina olen täiesti kindel sellel seisukohas, et kui kantakse edasi Kaluriamet põlvest põlve ja need igasugused pudulojused ja projektikirjutajad lähevad sealt vahelt ära, see tähendab seda, et teile jääb rohkem raha nendest fondidest ja te olete 3 korda elujõulisemad ja see elu läheb edasi ja meie rannakülad püsivad veel vähemalt paarsada aastat. Vaata, kui me, ma ei taha nüüd päris öelda, et pudulojused ja projektikirjutajad, et ega nende hulgas on ka ikkagi tegelikult ikka väga missioonitundega inimesi. Ja kui me näiteks ütleme, võtame mingisuguse siukese tulistan puusalt, ütleme 10 pudulojusest ja projektikirjutajast suudame nagu kuidagimoodi välja filtreerida 2 tõsist rannakalurit, siis me oleme võitnud. Lihtsalt sellega tuleb leppida, et kui kuskil raha jaotatakse, siis kogu rahaga ei juhtu see, mida me tahame. Sellega tuleb lihtsalt leppida, see on nii. Ja selles mõttes, et ma ei arva, et me peaksime neid nüüd hakkama seal mingisuguse algoritmiga sealt välja tõrjuma, pigem me peame nagu nendel välja otsima need kõige õigemad neil sabast kinni hoidma ja kuidagi moodi neid siis nagu juhatama. Ja ma ütlen, et kui me 10-st 2 saame kätte, siis me oleme võitnud. Ja tegemist on reeglina siis juba nendega, kes on ka tõsised ettevõtjad. Selle sõna tõsises mõttes. No nii, me hakkame oma tänase päevaga igast õhtusse jõudma. Meil on täpselt 1 minut aega otsad kokku tõmmata. Suured tänud kõigile, kes tulla said, kes tulid. Loodetavasti saite kõik üht-teist juurde, uusi mõtteid, saite kindlasti omavahel vestelda. Nagu Toomas lubas, et kõik need nii slaidid kui klipid saadetakse lingid, kus te need asjad kätte saate. Toomas vist ütles, järgmine aasta tuleb ka Kalafoorum, ma ei tea, mis teemal tahad öelda selle kohta? Muidugi ma ei ütle teemat, ma tahtsin mikrofoni. Ma tänan siis Kalanduse teabekeskuse poolt ka kõik ja ma lõpetuseks ütlen, et ma tahtsin, et optimistlikult lõpetaksime. Ja siin on selline nimetas nagu Eesti kalanduspiirkonnad. Kui me kuulasime siin Taani juttu ja võib-olla Chilsi juttu nagu üldse Euroopast, et mujal võib-olla juba räägitakse rannapiirkondadest, mis pole ka muidugi paha asi, aga ma arvan, et vähemalt Eesti kontekstis siin lähema 10 aasta jooksul me võime ikkagi neid kalanduspiirkondadeks nimeta. Siis vaatame, hakkame võib-olla ümber nimetama. Ja kalandusfoorum kindlasti järgmine aasta ka toimub. Ott on nüüd seda juba 2 korda järjest modereerinud. Areng on silmnähtav ja kui ta nüüd järgmine aasta ka tuleb, siis ta enam oma illegaalsetest võrkudest kindlasti ei räägi, sest ta juba tunneb ära, et ta ei tunnista kuritegu üles. Vormismehed on inspektsioonist. Nii et ma tänan, ma teen vigade paranduse ka. Margus Medellile me unustasime väga rõõmsa ja optimistliku ettekande eest paki anda ja ma tänan ka sind, Ott, selle töö eest. Ja veel kord kõigile suur tänu tulemast. Järgmisel aastal enam-vähem samal ajal Eestimaa pinnal kohtume ja nüüd veel ennem ära minekut on siin samas, kus oli hommikul tervituskohv, on väikene kohvilaud, saate ennast turgutada ennem teele asumist, saate veel vestelda, infot vahetada, öelda, mis te tegelikult mõtlesite, sest nüüd kohe lülitatakse mikrofonid välja ja rohkem ei lindistata. Aitäh teile kõigile!